On äärmiselt lahe, kui noored midagi teevad ja on veel lahedam, kui noored teevad midagi lisaks siis iseendale veel ka teistele noortele. Ring FM on alati toetanud noorte inimeste tegemisi ja täna 2 väga tubli ja toredat noort istuvad meil siin stuudios. MTÜ Filminoored juhatuse liige Sander Valge ja ühes uues algavas projektis Reaalsus osalev Leho Lehis. Tere hommikust! Tere hommikust ka minu poolt. No filmi tegemine, ma saan aru, on siis teie jaoks selline väga südamelähedane asi ja selline hobi. Jah, võib ka nii öelda, et filmindusega tegelikult olen kokku puutunud päris varasest noorest, et sai juba 11–12 aastaselt hakatud koos sõpradega amatöörfilme tegema ja sealt edasi siis vaikselt see asi on arenenud, et mingi aeg on oldud noorte televisioonis ja siis nüüd ongi aeg hakata selliseid projekte tegema, kus teised noored saavad ka kaasa lüüa. On sul siis äkki suguvõsas või tutvusringkonnas olnud selliseid filmiinimesi? Suguvõsas kusjuures tegelikult ei ole, aga tutvusringkonnas on päris palju neid. Leho, sina, kuidas sinul on kokku puutud olnud varasemalt filmindusega? No ma eriti ei olegi näidanud kuskil, aga koolis näiteringist ja seal hakkas peale, et kõik ütlesid, et sulle nii hästi sobib see, et miks mitte proovida. Aga praegu sa juhid ühte filmiteemalist saadet. Kus kohas? See on Filminoorte koduleheküljel, et teeme sellist filmiteemalist saadet nimega Punkt ja siis seal erinevaid põnevaid situatsioone on olnud, et kuidas teha saadet ja saab väga põnevaid kogemusi. Kas see MTÜ Filminoored on nüüd mingisugune Tartu-põhine projekt või on teil selliseid huvilisi seal juures ka üle Eesti? Filminoored on tegelikult mõeldud üle-eestiliseks, kuid reaalsuse projekt on hetkel pigem selline, filmimine toimub Tartus, aga inimesed, kes tulevad kokku, on ikka üle Eesti ja huvilisi on päris palju. No enne kui me selle reaalsuse juurde konkreetselt lähme, aga see MTÜ Filminoored, et millega te tegelete siis sellel ajal, kui te veel ei tegele projektiga Reaalsus? Meie eesmärgiks ongi kokku viia noored, kes tahavad teha filmi, kuid kui neil endal puudub tehnika, siis ma tean ise ka, et tegelikult noortel on väga raske tehnikat kuskilt saada, siis selleks oleme meie ja koostööd teeme Anne Noortekeskusega, täpsemalt Multimeedia Laboriga, kelle kaudu siis me saame ka noortele tehnikat vahendada, kui nad soovivad filmi teha või midagi sellist. Ma olen kuulnud, et seal Anne Noortekeskuse Multimeedia Laboris on ikkagi väga viimase peal ja väga korralik tehnika. Kas te siis nagu reaalselt ka julgete seda tehnikat noortele välja anda? No, antakse kõik allkirja alusel välja ja üldiselt tehakse selline rendileping noorega, et kui midagi ära lõhub, et siis tema ikka selle eest vastutab tegelikult. Väikesed õpetussõnad ka enne kaasa, et kuidas üleüldse hoida sellist riistapuud näiteks käes? Kindlasti, et see laborijuhataja LGA-s sellega tegeleb ka, kui tehnikat välja rendib. Nüüd, kui me räägime sellest projektist Reaalsus, mis siis tegelikult on üks selline väike seriaal, et kust kohast nüüd see idee sündis, et kas see on nüüd asi, mille te ise olete välja mõelnud ja kellelegi välja pakkunud või siis telliti teilt? Sündis tegelikult niiviisi, me mõtlesime Lehoga, et võiks teha sellist seriaali, siis Leho andis selle tuumikidee ja sealt edasi hakkas stsenaarium arenema, et sealt olen mina kirjutanud, siis Leho on mõtteid andnud ja nii on see sündinud. Teil on siis stsenaarium juba valmis kirjutatud? Jah, stsenaarium on valmis. Ja seriaali pikkus siis seega ka enam-vähem teada? Enam-vähem on teada, et kokku on siis 18 osa kuskil, 17-18 ja ühe selle osa pikkuseks tuleb enam-vähem 5-6 minutit, et veebis oleks mugav vaadata, et inimesed ära tüdineks sellega. Kus kohas veebis on teil juba mingisugused kokkulepped ka, kus seda näitama hakatakse? Et sügisest saame siis reporter.ee veebilehele sellise alaalme lehe ja sealt hakkab siis Reaalsus iga nädal 2 korda ilmuma. Et reporteri inimestega siis on juba jutud räägitud ja neile idee meeldis, et siis on ka teil väike selline kintus, et teete õiget asja. Ja, et nad ütlesid, et neil on hästi vastutulelikud ja neil on ka enne olnud inimesi, kes on soovinud veebiseriaali teha ja et neile nagu sobib, et kui tuleb sellist teemat ja sisu veebile juurde. Oota, Leho, sa ütlesid, et sa ei ole üldse nagu näitlemisega tegelenud varem? Ei ole nagu filmis ei ole? Filmis ei ole, jah. Aga nüüd üritad proovida? Nüüd üritan proovida, et miks mitte, olen noor ja selline põnev ettevõtmine tasub kindlasti ära. Aga kui te olete seda stsenaariumi kirjutanud, et on teil nagu enda jaoks ka juba mingisugused osad valmis kirjutatud või jääte ise ikkagi näiteks kaamera taha pigem? Mina jään pigem kaamera taha. No, Leho nagu ütles, et lubas ikkagi, eks ole, proovida. Minule tegelikult meeldib rohkem seal kaamera ees olla. Nii, ei ole sul peaosa juba paika pandud?
ta teeb treileris peaosa koos Anis Arumetsaga ja siis pidi tulema ka castingule, mis toimub siis 5. juulil kell 10 Anne Noortekeskuse Multimeedia laboris. Aga on siis ka mingi võimalus, et sa tegelikult jääd osast ilma, sest et on sinust palju paremaid? No võib ka nii juhtuda. No aga pole hullu, see jälle innustabki kirjutama uut stsenaariumi ja tegema uut projekti. Aga mis see reaalsus siis on ja millest see räägib? Võite ta juba nii-öelda ette natukene vihjeid anda? Jaa, loomulikult. Et reaalsus räägib siis sellisest eeskujulikust ja korralikust noormehest nimega Mart, kes kohtab siis enda vana klassivenda nimega Tanel ja Tanel on siis sattunud sellistesse probleemidesse ja üleüldse eluga pahuksis ja siis ta tirib Taneli endaga sellise sündmuste keerisesse kaasa, millest hakkavad arenema siis igasugused probleemid ja millest üritatakse välja tulla. Et selline hästi noortepärane, et palju alkoholi ja mis kõik selle kaasneb, et kindlasti ka õpetusena. Ai. Kas see on nüüd selline trend, ilma milleta nagu ühte sellist korralikku noortele huvipakkuvat filmi üldse teha ei saa, et peab ikkagi näitama mingisuguse läbustseeni ka? Ei, see ei ole tegelikult kohustuslik, aga kindlasti see lisab põnevust ja siis ta saab ka teise nurga alt välja tuua, et ei pea ainult olema siuke läbu ja... Aga kas see on siis ka nii hull see asi, et kui noored kokku tulevad, siis ilma alkoholita nagu mitte midagi ei toimu? Tegelikult ei ole. No teie ilmselt seal oma filminoortes suudate ka muud huvitavat välja mõelda kui lihtsalt viinavõtmine. Otse loomulikult. Ma lihtsalt vaatasin teile praegu otsa ja kui sa rääkisid sellest, et need 2 peategelast, kes seal on, et üks on selline kena ja korralik noormees ja teine on niisugune natuke riukalik, siis vaadates teile otsa, siis tundub, et võiks nagu peaosaliselt täitsa olemas olla, et sina, Leho, oled siis see kena ja korralik ja sina, Sander, oled siis see natukene riukalik. Aga et siis poleks ju mõtet enam castingut korraldama hakata. Keda te siis nüüd otsite sinna ja otsite te ainult näitlejaid või ka muid abilisi? Otsime näitlejaid kui ka siis inimesi, kes sooviks võttemeeskonnas abiks olla ja näitlejatel võiks olla soovituslik vanus vähemalt 15+. Aga see on nii, et enam-vähem, et rangelt paigas see ei ole. Ja eelnev näitlemiskogemus, ma kujutan, et ei ole üldse oluline? Ei, kindlasti mitte. Aga mille alusel te neid välja hakkate valima? Välja hakkab valima siis žürii, kelles on siis 3-liikmeline žürii, kes valib siis näitlejad välja 3 vooru alusel, et on enesetutvustus kuni 1 minutit, seejärel tuleb siis esitlus, kas siis laul, luuletus, monoloog koos sõbraga ja dialoog ja siis on žürii poolt üllatusvoor. Nojah, et eks te ju ise teate, et missuguseid tüpaase teil sinna vaja on, et kas te lasete siis ka näiteks erinevatele inimestele, kui te näete, et see poiss näiteks sobiks hästi selle pätti rolli või pätt ei ole nüüd päris selle riukaliku poissi rolli, et kas te näiteks annate siis talle mingisuguseid teistsuguseid ülesandeid, et teda juba katsetada konkreetselt selles rollis? Eks kindlasti, et kes silma jääb sellega, võtame kindlasti ühendust, et kõrvalosi on tegelikult seriaalis palju, et arvestades seda, et 18 osa see on kokku tegelikult tuleb ju peaaegu üle tund 15 kuskil filmi tegelikult. Nii, aga on teil ka täpselt teada, kui palju teil neid osalejaid vaja on? Kuskil 30 ringis keskmiselt. No sa ütlesid, et vanus võiks olla 15+, aga kus siis see ülempiir on? Ülempiiri tegelikult ei olegi. No ja teil on seal ka mingisugused õpetajad ja ma ei tea, korrakaitsjad äkki või kes iganes mängus? Korrakaitsjad on ka mängus. No aga tõsiselt vahva on see. Kas te neid koolitate ka enne siis, kui see seriaal pihta hakkab? Mingil määra kindlasti, et plaan on väike näitleja koolitus teha. Ja kui sa ütlesid ka, et vaja on tegelikult siis seda kaameratagust jõudu, et kas seal nüüd oleks vajalik ka mingi eelnev kogemus ja oskus või koolitate ka need inimesed välja? Ja üldiselt on nii, et operaatoril võiks olla mingi eelneva kogemus, et päris nullist on natuke raske õpetada, aga üldiselt teised, kes helindajad soovivad olla ja neil üldist suuremat kogemust tegelikult tarvis ei ole, et saab ka koha peal see väljaõppe. Kuna te ootate inimesi castingule ja kuidas moodi sinna ennast kirja saab panna? Kõigepealt tuleks siis ennast registreeruda meie koduleheküljel, et me saaksime arvestada siis filminoored.ee/veebiseriaal ja sealt täidate siis ankeedi ära ja siis tuleb meil e-mail ja enne castingut saadame kõigile vastuse, et kõigiga võtame ühendust ja 5. juulil kell 10:00 Anne Noortekeskuse Multimeedia laboris siis casting algust saab.
Kuidas teil nagu endal praegu siis olukord on oma sõprade tuttavate ringis ja kool hakkab vist juba läbi saama või ongi läbi, et olete te nüüd sellised tehtud tegelased ja kõik üritavad nüüd külje alla pugeda, et saaks ka äkki mõne osa? Kindlasti, et kes soovib ikka seriaalis kaasa teha ja kes soovib aidata, et neid on ikka päris palju tegelikult. Leho, kuidas sinul lood on? Minul on öeldud küll, et mis toimub ja kus ja kuna ja kas saab registreeruda. Ja siis ma olen ikka öelnud, kus ja kuna mis toimub ja on ikka väga palju huvi tuntud tegelikult. Kumma soo esindajad on rohkem huvilised olnud, tütarlapsed või poisid? Minul on tütarlapsed. Sama on tegelikult siin, et rohkem on huvilisi naissoost. Huvitav, miks? Ta ei oskagi öelda tegelikult. Näiteks meil see massistseeniga oli, et alguses oli nii, et otsisime sellist kohta, kus seda filmida. Küsisime inimeste käest, et kas oleks äkki võimalik korteris filmida ja muidugi saab. Küsiti, et palju inimesi tuleb, kuskil 15-20 ja siis jääb vist ruumist puudu, et üks päev möödas täitsa telefoni otsas ja siis lõpuks leidsime ikka ruumi. Kas võttepaigad on siis kõik Tartus? Jah, kõik on hetkel Tartus. Kui palju on selliseid välisseene, kus ka siis kaunis Tartu linn saab eksponeeritud ülejäänud Eesti rahvale? Ütleme kuskil Tartu linnas on 70-80% võtteid ja ülejäänud tuleb veidi ikka Lõuna-Eestis. Olete te ka näiteks Tartu linnaisadega sellel teemal rääkinud, et on sellest ka kujunemas mingi Tartu maine projekt? Ei ole veel nii kaugele jõudnud, aga plaanis on. Aga on teil ka nagu selline väike tagamõte, olete mõelnud, et sellega saaks teha ka siis oma kodulinnale natukene positiivset reklaami? Miks mitte, jah. Väga vahva, kordame siis nüüd veel üle, et noored inimesed vanuses 15 ja kõrgemale, kes on huvitatud projektis reaalsus osalema, kus kohas tuleb ennast registreerida, mis ajaks tuleb ennast registreerida ja kuna toimub siis see casting? Registreerida saab siis Filminoorte koduleheküljel filminoored.ee veebiseriaal ja sealt täidete ankeedi ja casting toimub siis 5. juulil kell 10:00 Anne noortekeskuses. Hiljemalt 2-3 päeva ennem võiks olla need soovid juba edastatud meieni. Väga suur tänu teile stuudiosse tulemast, väga lahedat asja teete, hoiame teile pöialt ja soovime edu. Aitäh! Ring FM